See on Kristo. Kristo on ärimees. Tal on suurepärane äriidee, uus telefonirakendus, mis teeb temast miljardäri. Kristol on ainult üks probleem. Ta ei oska programmeerida. Kes küll teda aidata võiks? Kes tema miljardirakenduse valmis ehitaks? Lubage tutvustada tarkvaraarendaja. Mina olen Jörgen Helmesest, töötan tarkvaraarendajana. Kui kliendil on soov mingi rakenduseks, näiteks TikTok või Instagram, siis tarkvaraarendaja on see, kes selle ka ära teeb. IT on selleks, et teha inimeste elu lihtsamaks, näiteks õpetajale e-kool või stuudium, kus ta saab siis digitaalselt sisestada hindeid selle asemel, et need märkmikusse kanda. Minu töö koosneb koosolekutele asendamisest, tarkvara arendamisest ehk siis koodi kirjutamisest ning ka enda koodi testimisest. Oluline on probleemi lahendamisoskus. Võtad mingi suure probleemi, jagad selle väiksemateks tükkideks, siis hakkad neid väikseid tükke ükshaaval lahendama. Ja siis kokkuvõttes lahendad selle probleemi ära. Tahtsime sõbraga teada, kes on see aasta teinud discgolfis vähem viskeid, kas mina või tema. Selle asemel käia käsitsi kõik mängud ükshaaval üle, kirjutasin rakenduse, mis teeb seda automaatselt ja siis lõpus annab välja, et kes siis kui palju mitu viskeid on teinud. Ning kasuks tuleb see, et seda saab uuesti järgmine aasta või järgmine kuu uuesti jooksutada, et ei pea uuesti seda rutiinset tööd tegema. Et saada edukaks tarkvaraarendajaks peaksid keskenduma reaalainetele, näiteks matemaatika või füüsika. Et hakata juba praegu tarkvaraarendusi tegelema, siis lihtsam on võtta mingi probleem ja seda probleemi hakata lahendama, sest et siis sul on motivatsiooni enda jaoks seda probleemi lahendada versus see, et sa hakkad lihtsalt õppima mingit tehnoloogiat. Programmeerimiskeeli on väga palju. Mina olen keskendunud Javale, Spring Bootile. Kui ma peaksin nüüd nullist hakkama uuesti õppima, siis ma võtaksin Pythoni, sest et see on lihtne, millega alustada. Kui sa oled juba mingi keele omandanud, siis on lihtsam teist keelt juurde õppida, sest et mingid põhitööd jäävad alati. Varem keskendusin Angularile, nüüd olen pidanud õppima juurde Reacti, et tehnoloogiasektor areneb nii kiiresti, et näiteks ülikoolil ei ole võimalik sellega iga aasta sammu pidada, seepärast ongi mingid põhitööd jäetud.